Nii. Palun pane üks slaid ka kohe edasi. Kuidas? Slaid? Rohelist. Nii. See on mu tänane ettekanne. Tere kõigile. Ma olen 100% töövõimetu, ehk siis mul on vanasti määratud töövõimetus protsent. Kliendid ütlevad, aga mul on ju 100% töövõimetust. Kuidas ma peaksin töö leidma? Ma ütlen, et vaadake, mul on ka 100% töövõimetust, aga ometi ma ei taha kodus istuda. Ma tahan koos teiste lohedega surfata sellel elumerel. Töövõimereform on kõige kuumem mõiste täna, homme ja aasta pärast. Sellepärast, et inimesi, kes tööturule tuleb iga päev juurde. Ma näen neid iga päev ja ma näen, et iga päev oleks vaja nendega tööd teha. Iga päev neid motiveerida, julgustada, kandideerima, kuidas siis öelda, suunata, et nende CV-d oleksid korralikud. Kui korralik saab üks CV olla, mis on tehtud inimese poolt, kes ei ole kunagi käinud tööl, on, ütleme, 34-aastane, on terve aja istunud vanematega kodus, on saanud küll põhihariduse, sest selle ikka saab kätte. Ja siis ilmub see CV teie lauale. Ma olen kuulnud teooriaid, kuidas CV-sid vaadatakse pooleks ja siis valitakse üks pool sellest hunnikust ja hakatakse läbi vaatama. Siis vaadatakse veel natuke ja tõenäoliselt selline CV leiab asetuse, mitte prügikassis, vaid kusagil kõige kaugemas lauanurgas, mille siis koristaja või keegi ilmselt paneb paberihunti ja laseb läbi. Selle inimese jaoks, kes on aga töötukassas ja kes otsib tööd ja kandideerib, on see järjekordne läbikukkumine. Ma olen ju puudega, mul pole kogemust, ma ei saagi kodust välja ja näed, ega mind ei taheta ka. Me põrkume nii suurte probleemide eest täna, et kui me räägime tulevikust, siis on meil vaja otsuseid täna. Ja need otsused on vaja täna, sellepärast, et 5 aasta pärast näiteks meie süsteem toimiks. Aga mina, Tom Rüütel, pidin rääkima endast. Ja mul on aega. Tegelikult olen ma täiesti tavaline noormees, käinud tavaline. Mina ja tavaline, kes teeb tööd ka praegu, sest mu keha kulutab märksa rohkem kaloreid kui minu eelnevatel kõnelejatel. Ja teil ei kuluta praegu üldse eriti. Aga mina teen praegu tööd ja olen siin oma tööajast. Suurepärane. Aga olen lõpetanud Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja mis siis ikka, ülikooli. Üks kindel samm teise järgi, et koolikeskkond on turvaline, ülikool on turvaline, kõik, mis hakkab nüüd sealt väljaspoole, on elu. On see paradiis siin oma lainete, oma ohtude, sõprade, silmarõõmude ja tööandjatega, kolleegidega. Ja mis siis juhtus, kui mu ülikool sai läbi? Nutsin peatäie, sellepärast, et mis nüüd edasi saab. Ja tõesti, elu nägi päris mõttetu välja, seda terveks 3 tunniks, sest siis võtsin ma peatäie õlut, sest kujutate ette ka
puudega inimene võib aeg-ajalt õlut juua. Sellest oli päris palju poleemikat kunagi aasta tagasi. Ja et tegelikult ma otsustasin, et ma hakkan üksi elama. Mina üksi, kes ei saa kingapaelu kinni, mina üksi, kes vajab duši all abi ja mina üksi, kes ei saa ilma teiste inimesteta reaalselt elada. Elada saan, aga no mis elu see on? Ja ma astusin selle sammu, et ma ütlesin emale, et mul on korter olemas ja ma kolin Tallinnasse. Põhimõtteliselt 2 nädalaga olin ma kodust läinud, ma leidsin töö. Statistikaametis käis siis rahvaloendus aastal 2011. Sinna võeti tohutu arv inimesi tööle. Väga paljud inimesed tahtsid sinna tööle saada. Olgugi, et palk oli väike, miinimumpalk, aga sinna oli 100 tahtjaid. Ja see naisterahvas, kes seal, lõpuks ma sain ka nii-öelda proovitööle. Ma kasutan arvutit niimoodi, et mul on hambari suus. Ja läksin sinna proovitööle, hambarja jätsin maha. Te võite mulle arvuti ette panna, aga kui mul ikka hambarja suus ei ole, siis pole mitte muhvigi teha. Siis ma ütlesin, okei, kas teil pastakat on? Ja siis naisterahvas vaatas imelikult ja siis ma võtsin pastaka suhu, tegin selle proovitöö ära, ütlesin nägemist. Ja ma sain sinna tööle. Töö oli kohutavalt igav, te ei kujuta ette ka. Põhimõtteliselt pidi tegema automehaanikust 3-kohalise numbri, 367 või midagi taolist. Ja see oli nii tüütu. Aga see oli minu esimene päris töökoht. Ma olin kolinud Tallinnasse ja hakanud elu avastama. Esimesed 3 kuud ma olin täiesti väsinud. Ma läksin ainult tööle ja koju. Aga siis hakkas mul merelaine ikka üle põlvede käima vahepeal. Ja eks ma siis tegin järgi seda, mis ülikooli teistel, ülikoolis õppides, ma rõhutan, tegemata jäi. Ehk siis elasin oma nooruspõlve elu tagant järgi ja hooga ja 2 kuud. Ja siis tuli mul natuke nagu mõistus pähe. Õnneks tööl midagi ei juhtunud ja töötasin edasi, kuni töö sai tehtud. Sõnadest olid numbrid saanud ja päris palju silmarõõme oli nende kolleegide hulgas, kes mind tegelikult päris hästi vastu võtsid, sest mina enda arust täitsa ilus mees, siis äkki sellises olekus teen kõiki neid asju, mida teisedki teevad. Ja tuli astuda magistrantuuri, sest uut tööd ma ei otsinud. Töö lõppes ära aprillis, lubasin endale mõnusalt pika suve. Vahepeal astusin magistrantuuri, kus paraku käin siiamaani, sellepärast, et töö ei lase õpinguid ära teha. Ja eks seal ole parasjagu laiskust ka. Et ma nüüd ei näe, kas on 14 või 4. Okei, kas keegi ütleks mulle, mis seal number on? 9, väga hea. Ja tegelikult see magistrantuuri astumine oli ka selline puudega inimeste seas on üks ütlus kummi venitamine. See siis tähendab seda, et kui sa õpid ülikoolis, sul on toimiv tugisüsteem, sul on toimivad abilised, siis sa ei taha seda süsteemi lõhkuda. Ja iga samm tegelikult mugavustsoonist välja on jubedalt valus. Kõik asjad tuleb ümber teha, ümber mõelda, eriti mina, kui hommikul tööle ei saa, sest kedagi appi ei tule, siis paraku tuleb neid asju mõelda, organiseerida, leida inimesi. Ja eks ma siis organiseerisin, leidsin need inimesed, leidsin tegelikult ka selle korteri, kus ma nüüdseks olin siis juba elanud 2 aastat.
ütleme 1,5 aastat selles mõttes, et mind aitas üks mu endine sõbranna, mitte mu pruut, oleks võinud olla, aga ei olnud, ka õnneks. Päris palju olime koos ikkagi, sunnitult. Et siis tegelikult võib öelda seda, et ma leidsin endale inimesed, kes tahtsid mind aidata. Vabast tahtest, hea küll, nad said isiklik abistaja raha, mis tegelikult ei ole midagi, selles mõttes, et see ei ole nüüd selline summa, et sa tahad selle ees kedagi aidata, ennast selle inimesega siduda, vaid see oli nagu missioonitundest ja ma olen sellele sõbrannale ja ta lapsele, keda ma ka sain päris palju aidata, sest lapsed on minuga koos väga iseseisvad. Sest mina neid aidata ei saa, aga ma olen jube hea nõustaja. Ma räägin neile täpselt, et mis tuleb teha. Ja tegelikult tänu neile ma töötan täna Töötukassas, ehkki magistriõpingute ajal ma leidsin töökoha Tallinna puuetega inimeste kojas. Just nimelt leidsin, sest istusin õigete inimestega õige laua taga ja siis äkki, Tom, sa oled ju sihtgrupi esindaja, Kakras sobid meile tööle. Võeti, polnud kunagi tegevjuhi ametit pidanud, ei teadnud, mida see endas kujutab. Juhatus annab mulle ülesandeid. Tegelikult oli nii, et juhatus ootas mult midagi, ma ootasin juhatuselt ja tegelikult oli see olukord päris keeruline. Aga kogemuse mõttes oli hea, et kui sa ei oska midagi teha, siis hakka tegema. Ja täpselt nii ongi, hakkasin tegema. Ja põrusin, tegin uuesti ja nii ta on, nii on igal töökohal. Andke andeks väljenduse pärast, aga igale poole, kuhu sa tööle lähed, siis 1,5 aastat oled sa loll ja midagi pole sinna teha, sest inimene õpib. Ta ei saa osata kohe seda tööd. Isegi kui ta on oma ala spetsialist, siis mulle tundub, et need spetsialistid on veel kõige suuremad vigurid, kes tahavad asja omamoodi teha, tahaksid kohe süsteemi pöörata, aga ega see päris nii ei käi. Ja nii minagi, arvestades seda, et tegelikult on mul päris palju kolleege, enamus neist on naised, minu büroos ongi kõik kolleegid mul naised ja ma võtsin endale aega, et sulanduda. Hoidsin oma ette nurka, käisin oma otsese ülemuse järgi, kes oli ka naine ja siis võib-olla tagantjärgi kuulsin, et on vist natuke kahtlane tüüp. Aga no kuulge, kui sul on 29 naiskolleegi, siis sa pead sealt hea valiku tegema. Sest see valik jälitab sind kogu karjääri põhimõtteliselt ja nii on. Ja leidsin selle inimese, sellest inimesest sai mu isiklik abistaja, kes aitab mind igapäevastes tegevustes, aitab mul vetsus käia, aitab mul süüa, aitab mind riide, ühesõnaga kõik jutud, ka dussi alla, kui on vaja, sest midagi pole häbeneda, kõik me oleme täiskasvanud inimesed. Nüüd, kui ma lähen natuke tõsisemaks, siis minul on need sammud kõik üpriski valutult läinud. Ma olen tööturul aktiivne, ma ei tea, kas ma olen loll või on minus see otsatu julgus, aga ma ei karda tööta jääda, sest töötuna olek on tõesti küll täiesti tavaline nähtus meie elus. Aga ma arvan, et kuskile ma leian alati töö. Ma olen kas ja neid sõnu numbriteks tegema jälle, aga tegelikult on mul see plaan on kindel, et tegelikult ma tahaks ikkagi karjääriredelil üles liikuda. See tähendab seda, et mu palk ei väheneks. Eks kolleegi võib olla ju 50 naist ka, aga tegelikult
noh, kui me siin päriselt mõtleme, siis selleks, et nende naistega suhelda, läheb meil raha ka vaja. Et siis tegelikult on alati palganumber see, millega suhtes me peame ikkagi ülesse poole liikuma. Ja ka vähenenud töövõimega inimene. Inimene, kes ei tea, mis on töö, kes on ülehoolitsetud, kelle vanemad vajaksid tegelikult abi juba sellepärast, et nad arvavad või et nad kardavad, õigemini kardavad, et nende lapse elu nüüd rikutakse ära, kuidas ta hakkama saab. Aga tegelikult ta ei mõtle sellele, et ühel päeval läheb temaga hooldekodusse ka see laps, kes on praegu ülehoolitsetud ja keda sotsiaalsüsteem aidata ei suuda. Ehk siis ei suuda piisavalt teenuseid pakkuda, näiteks isiklik abistaja teenust, mis on mul ülivajalik, et ma kodust välja saaks ja mida ma ei saa hetkel sellises mahus, mis mul vaja on. Või ka transpordi küsimused või küsimused, kuidas tööl hakkama saada. Aga tegelikult siin on teie roll on väga suur. Anda nendele inimestele kas või korrakski see võimalus ja et kui ta ei saa hakkama, siis natuke veel proovida. Ja äkki ta siis saab hakkama. Olgu see töö milline tahes ja võib-olla kui ta alguses on aeglane, tühja, sest teie annate inimesele võimaluse ja see võimalus võib lõppeda teil väga hea kolleegiga. Nii et julgustan tegelikult nii raskeid juhtumeid nagu mina esmapilgul, aga ka veel raskemaid juhtumeid ja hoopis kergemaid juhtumeid ikkagi tööle proovima. Ma ei räägi võtmisest. Hakkame proovitööst, proovipäevast, tööpraktikast. Vaatame, kas selle inimesega saab midagi teha, sest ta võib olla täpselt see täht, keda otsib telefonimüügikaubandus, aga iga ratastoolis inimene ei pea tegema telefonimüüki, vaid võib teha, mida iganes soovib. Nii, ma ei näe jälle aega. Jah, selge. Ühesõnaga, ma julgustan kõiki ja ärge mõelge selle peale, et te teete nüüd inimesele haiget. Võib-olla korraks teete, aga tegelikult nii on, iga inimene ei sobigi igale poole tööle, aga tähtis on see, et ta saaks teise võimaluse. Nii nagu me kõik oleme saanud teise võimaluse. Ja kolmanda ka ja saame veel. Ja aitäh teile! Aitäh, aga suurepärane. Aeg on küll läbi, aga mul oleks ülihea meel kuulata ühte küsimust. Äkki siis ka vastata? Jah, ja ma vastan ka muidugi. Aga selles mõttes, et kas tõesti see teema ei tekita ühtegi küsimust? Meil kohe on üks küsimus siin saali keskel. Tere, Tom! Tere! Et mul ei olegi küsimust, olen Energiaosk Estoniast, personalijuht Piret minu nimi. Ja tegelikult, Tom, tahan sulle lihtsalt ütelda ja natuke su meeleolu võib-olla rõõmustada, et Eesti personalijuhid ei ole ammu sellises situatsioonis, kus nad viskavad osad CV-d minema. Suurepärane. Et jõudu sulle. Tarvis. Väga hea. Aitäh. Aitäh veel kord. Ja palun. Peeter Tohverda. Aitäh sulle, Tom! Peeter on minu nimi. Küsimus unistustest. Siin on palju täna sellest räägitud. Et mis sa arvad, kuhu see Eesti riik minema peaks ja mis see unistus võiks meil olla? Tegelikult ma ei ole ka kodanikupalga poolt, sest see teeb inimesed laisaks. Ma vaatan kas või ennast. Et tegelikult ma näen, et
inimesed ei peaks võitlema nende tühjade 22 tunni pärast, mis neil mingisugusest teenusest puudu jääb. Et ma arvan, et see oleks hea ühiskond, Eesti ühiskond, kus oleks piisavalt teenuseid, inimesed saaksid tööl käia, saaksid kodudest välja liikuda ja vaadata, mis siis elu toob. Lihtne. Aitäh! Suur tänu sulle! Aitäh! Meil on ka sulle kommikarp, ma toon selle sulle siia lauda.